ja vaim valmis meie uueks järgmiseks teemaks, milleks on mikrokvalifikatsioonid. Et kui muidu tulid mikrokraadid, mis võimaldasid seda, kui ma nüüd ei soovi kohe mitu aastat ennast pühendada õpingule, mul on vaja juba järgmine kuu midagi, mida ma saan rakendama hakata, siis mis on mikrokvalifikatsioon, mis ei ole päris mikrokraad, kuidas see töötab ja kuidas see võiks olla vastus sellele kiiresti muutuva maailma küsimusele, et kus mul ei ole aastaid aega, et ümber õppida, mul oleks vaja juba lühikese ajaga seda. Sellest lähemalt tulevad meile rääkima Eesti Hariduse Kvaliteediagentuurist Triine Tamm ja Katrin Maak. Ja ma ühtlasi pasteerin meie siia vestlusesse meie ajakava ka veel tänase, et siis teate, kuidas me ajaliselt toimetame. Aga nüüd, Triine ja Katrin, lava on teie. Aitäh, Harald. Kas on näha slaidid? Näen kenasti slaide ja kuulen hästi. Väga hää. Minu nimi on Katrin Maak. Mina olen siis Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri täiskasvanute koolituse valdkonna juht ja minuga koos siis me teeme kahekesi Triinega, kes on veel hindamisjuht. Samuti agentuuris ja tegeleme puhtalt siis täiskasvanute täienduskoolituse valdkonnaga. Ma arvan, et väga paljud juures või siin kohal viibivatest inimestest teavad Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri ja seetõttu me täna nagu keskendume hästi ikkagi mikrokvalifikatsioonidele ja räägime natuke selles võtmes, et mis see innovatsioon siis selles asjas on. Ma teen väikse sissejuhatuse ja siis läheme Triine juurde üle, aga nagu näete, me siin kohe nagu ka päeva alguses palju AI-st juttu ja chatist, et oleme ausad, ka see slaid on puhtalt chati tehtud ja chati mõeldud. Et kui ma küsisin chati käest, et ütle midagi mulle, et kuidas need mikrokvalifikatsioonid siis sellises suuremas ja laiemas täiskasvanu õpitees nüüd saavad paiknevad või mis asi see üldse on. Siis ta ütles mulle natuke küll pikemalt, ma veidi lühendasin seda, et mikrokvalifikatsioonid on nagu pusletükid suures teadmiste mosaiigis. Ja tõepoolest ma Euroopa mõistes mikrokvalifikatsioon on nüüd üks selliseid teid õppimises, mis ei ole selline sirgjooneline puhas nagu tasemeõpe, vaid ta pigem on väga paindlik, elukestev, oskustest, teadmistest, hetkevajadustest tingitud õppimine. Ja siin on nagu toredasti näha ka selline, kuidas need tükid, siis need pusletükid siis meie unikaalset õpirada siis tekitavad. Mõned on väga tehnilised, mõned oskused, mida me sealt kogu õpime. Mõned on pehmemad oskused, võib-olla need mikrokvalifikatsioonid. Ja iga tükk on ikkagi nagu selgelt eristuva alguse lõpuga ja selline kena kompaktne nagu pallikene, mis on sellele inimesele vajalik. Tal on oma süsteem ja struktuur seal õppimisel. Ta on nagu väga hea täienduskoolituskursus, mis ei ole ülilühike. Et kui nagu Harald ütleb küll, et nad on lühemad, ja ta on lühem kui tasemeõppe, aga ta on ikkagi suhteliselt pikk meil Eesti mõistes. Et ta on selline mõnus jupp, kus sa pead süvenema, vähemalt minu arusaama järgi, tal on see jätkusuutlikkus ja ta kindlasti on, nagu eelmine kõneleja ütles, võimaluse argirutiinist välja astuda, mitte küll reisides, aga minnes täiesti uude teemasse ja minnes väga kompaktselt sellesse sisse, mis mind huvitab. Ja tõepoolest, nagu minu enda nagu arusaam ja unistus sellest Eestis olevast mikrokvalifikatsioonist on väga selgelt see, et kui ma neid erinevaid mikrokvalifikatsioonikursuseid ehk selliseid väga läbimõeldud täienduskoolituse valdkonna kursuseid hakkan nüüd läbima, minust tuleb üliunikaalne spetsialist. Ja ma arvan, et see ongi see hästi oluline asi. Ja kaugem unistus on muidugi see, et kui mul on hulk neid mikrokvalifikatsiooni kokku kombineeritud, siis ühel hetkel äkki saab sellest ka tasemeõppe. Täna ülikoolide siseselt, kus nad mikrokraadideks neid mikrokvalifikatsioone nimetavad, on ta võib-olla rohkem võimalik, aga minu unistustes võiks olla see võimalik kokku panda väga unikaalseid ka tasemeõppekraade minu läbitud mikrokvalifikatsioonidest. Kui ma vaatan seda Euroopa tasandit, et tõin teile natukene just seda nagu kaugemat visiooni, siis ta tõesti on innovatsioon.
selles täienduskoolituse valdkonnas. Ja mikrokvalifikatsioonid, kui te räägite Euroopa inimestega, ega nad aru ei saa, mis meie Eestis siin teeme, sest nagu te näete, see võib olla igat sorti kraam. Ta võib olla suunatud ainult üliõpilastele Euroopa tasandil, näiteks ainult doktorantidele suunatud mõnes ülikoolis või riigis. Ta võib olla ainult koostöö ettevõtetega, ongi tellimuskoolitus, me nimetame selle mitte tasemeõppeks, vaid mikrokvalifikatsioonis, me õpetame üheskoos või ainult siis kool. Ta on väga sageli ainult kõrgharidust pakkuvates asutustes võimalik Euroopas, näiteks ülikoolide juures, aga ta võib olla ka täienduskoolituse asutuse põhine. Ja ma seda Euroopa vaadet tahtsin just nimelt sisse tuua, et koolitajate kogukond liigub ja hästi palju käib ka nagu igal pool mujal koolitamas ja kohtub inimestega ja näeb, et aru saada, et kui te räägite mikrokvalifikatsioonist, siis tegelikult muu maailm ei saa absoluutselt aru, millest te räägite, sest igaüks tõlgib seda erinevalt, et lihtsalt seda teadmist teieni tuua. Ja miks siis tehakse neid mikrokvalifikatsioone? See on suhteliselt selge ja läbivalt arusaadav nagu kõigis riikides, kes seda täna nagu mõtlevad ja teevad. Õppijavajadused on muutunud. See tähendab seda, et talle tihti, ma just üleeile Saaremaa praami peal rääkisin ühe inimesega, kes rääkis mul õppimisest. Ütleb, tead sa, ma vaatan neid tasemeõppekavasid ja ma olen korra selle läbi käinud ja ma ei taha enam. Mulle ei meeldi see lähenemine, ta on liiga sügav, ta on liiga akadeemiline, mul ei ole seda hetkel vaja. Mul on vaja tunduvalt kiiremat asja. See mikrokvalifikatsiooni ja mikrokraadi asi tundub mulle nagu väga-väga mõnus on ju. Nii et see ongi see õppija muutus, kes korra on ka juba ära õppinud. Ja tööturuvajadused muutuvad, kiiremaid asju on vaja, mikrokvalifikatsiooni õppekavad on kindlasti võimalik tunduvalt kiiremini nagu uuendusi sisse tuua ja uuemas nurga alt seda vaadata. Ja loomulikult teisalt ma tõin see kolmanda punktina ikkagi välja selle, et täienduskoolitus teeb seda kõike sama tegelikult. Aga selle mikrokvalifikatsiooni eripäraks on siiralt see, et see kvaliteet, kuidas sinna jõutakse, on natuke rohkem jälgitud ja kontrollitud. Kuidas me hakkame seda tegema siin Eestis, just täienduskoolitusasutuste vaates, räägib nüüd Trine edasi, aga lihtsalt see Euroopa vaade on siis selline asjadele. Siin on paar allikat ka või 3 allikat teile ka, et minna päris hommikusse faktipõhisust ikkagi teile juurde tuua, et kus need sellised dokumendid asuvad, kuidas Euroopa nendest asjadest mõtleb. Ja miks ma nendest Euroopa asjadest üldse räägin? Täna meil Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur on seotud just see täienduskoolitusüksusena, me oleme seotud 2 rahvusvahelisse Erasmus projekti, taaskord tuleme Erasmuse juurde ja seal on väga mitmete Euroopa ülikoolide koostöös, me aitame luua seda mikrode ökosüsteemi, just seda kvaliteedi hindamise nurka. Et see on see koht. Üks on selline tehnikaülikoolide konsortsium, kus me oleme siis kaasatud ja teine siis projekt aitab nagu Ukrainal ja Mongoolial neid mikrokvalifikatsioone ja seda kvaliteedi poolt nagu kehtestada. Et see on see meie vaade või kogemus, mis minul nüüd isiklikult ka olemas on. Kui me tuleme nüüd Eesti juurde, sealt suuremalt, siis siin on teile ka 2 definitsiooni üle korratuna taas. Need on olemas ka kenasti Haridusministeeriumi mikrokvalifikatsioonide alalehel. See on siis htm.ee/mikrokvalifikatsioonid. Siis siin on see erinevus. Ja täna on siis niimoodi, et nüüd on hea võimalus öelda koolitajatele, et oleme korrektsed terminite kasutusel. Ja mikrokvalifikatsioon on laiem termin ja mikrokraad on nagu osa sellest ja mikrokraadi terminid saavad kasutada ainult ülikoolid täna. Ja niimoodi on ka seadusesse kirjutatud, ülikoolidel peab olema seal, kui ta on mikrokraad, vähemalt 50% kõrghariduse taseme õppeaineid või siis magistri omasid ja siis saab ta nimetada mikrokraadiks. Ja nagu näete, täna on üle 300 minu teada mikrokraadi kursuse Eestis, et ülikoolid pakuvad, hästi suur huvi on inimestel ja kogemus on juba 4 aastat, et suuremad ämbrid on kolistatud, nagu ise ülikoolid ütlevad ja väga ägedaid programme tuleb ja tõepoolest iga sügis jälle midagi uut lisandub sinna mikrokraadi turule. Ja loomulikult, et kui keegi küsib, et aga miks ma seda mikrokvalifikatsiooni üldse nagu omale võib-olla, et miks see nii oluline on ka sinna täienduskoolitusasutusse, ma olen siiralt usun. Ma tulen turunduse kommunikatsiooni valdkonnast. See on suurepärane turundustöörist ja mina julgustaks ikkagi enda sugustele pikematele, tõsisematele koolitusprogrammidele seda mikrokvalifikatsiooni taotlema. Aga kuidas see siis kõik käib ja kuidas siis erakoolitusasutustel on võimalik mikrokvalifikatsioone taodelda, et sellest nüüd räägib juba edasi Trine.
Ja aitäh sulle, Katrin. On mind kenasti kuulda. Ja võib-olla hästi lühidalt veel selle eelmise slaidi ja selle Haraldi vastuseks, et siis mikrokraadid on meil lihtsalt üks mikrokvalifikatsioonide tüüp, on ju. Et sisuliselt sama asi. Aga tõepoolest, kvaliteedi hindamine, kellele, miks ja kuidas. Ja enne kui mina võib-olla rääkima hakkan, siis üks küsimus teile siia samal ajal chatti, et kas, kui te olete täienduskoolituse asutuse esindaja või te olete koolitaja, et kas te olete juba kaalunud mikrokvalifikatsiooni õppe avamist ning kui jah, et siis mis teemadel? Needsamad pikemad koolitused, millest Katrin rääkis, äkki teil juba mõtted lendavad, nii et jagage siis jõudsalt teistega ka. Aga läheme täpsemalt siis selle juurde, et kellele see mõeldud see kvaliteedi hindamine on. Et meil on sätestatud siis sedasi, et juhul, kui ei ole eelnevat õppeõigust õppekava rühmas, siis tuleb tulla enne mikrokvalifikatsiooni õppe pakkumist kvaliteedi hindamisse. Seega see kvaliteedi hindamine, millest ma siis praegu siin räägin, see õppekava rühma kvaliteedi hindamine on täienduskoolitusasutustele, kes soovivad hakata pakkuma mikrokvalifikatsiooni õpet ja formaalõppeasutustele, kellel puudub õppeõigus õppekava rühmas, kus soovitakse hakata pakkuma mikrokvalifikatsiooni õpet. Et ehk siis nii eras kui formaalid võivad siia meie juurde jõuda. Ja see siis on see eelnev samm, enne kui te saate hakata oma õppekavasid registreerima, tegevusloa taotlusi esitama, siis enne tuleb läbida kvaliteedi hindamine positiivselt. Aga võib-olla olulisem on see, et miks, et üks asi tõepoolest, et seadus sätestab ja hindamise eesmärgiks on hinnata koolitusasutuse võimekust ja suutlikkust pakkuda õppekava rühmas kvaliteetset õpet, mis muuhulgas siis vastab ka tööturu ja ühiskonna vajadustele. Et see on justkui see, mis seaduses kirjas on ja me võiksime sellega piirduda. Aga mulle tundus, et võib-olla olulisem on ikkagi mõtestada ära, et mida see kvaliteedi hindamine endaga kaasa toob. Ta loob usaldust õppijate, tööandjate ja rahastajate silmis, et kui sa oled juba kvaliteedi hindamise positiivselt läbinud, siis sellega kaasneb teatav usaldus. Ta toetab ka arengut asutuses ja õppe kvaliteedis, sest hindamise aluseks on kõigepealt eneseanalüüs, ehk siis asutus saab ise tegelikult palju ära teha. Ma usun, et tegelikult palju on juba tehtud, et on kirjapanemise vaev, aga teisest küljest, et kui siis ikkagi miskit veel tundub, et ahaa, suunavad küsimused on mind aidanud äkki mõtestada midagi veel, et siis see on niisugune arengukoht ning teiseks siis ka välised eksperdid annavad tagasisidet hindamisaruande näol. Ja kogu selle hindamise keskmes ei ole mitte see, et me meeleheitlikult otsime, mida kõike valesti tehakse, vaid ikkagi, et me toome välja asutuse tugevused, mida saab ka teadlikumalt esile tõsta oma turunduses ja siis sinna kõrvale ikkagi need arenguvõimalused, millest me üle ega ümber ei saa, aga ma tahtsin lihtsalt rõhutada, et see ei ole kunagi olnud selline, et otsime meeleheitlikult vigu, vaid ikkagi pigem terviklik vaade asutuse tegevusele õppetöös. Ning ka mina ei saanud AI-st kuidagi üle ega ümber ja palusin, või ma tegelikult ei palunud, ta ise pakkus, et kas sa tahad ühte metafoori sinna kvaliteedi hindamisse. Ja ma siis ütlesin, kui sa juba nii lahkelt pakud, ole lahke. Ja üks neist kõnetas mind päris hästi, et kvaliteedi hindamine on nagu tehniline ülevaatus autole. Ma ei tea, palju meid siin autoomanikke on, aga Eesti statistika ütleb, et päris palju peaks meid siin praegu olema. Et jah, ühest küljest me justkui peame seda ülevaatust kogu aeg tegema ja see on kohustuslik, aga me ei tee seda ju ainult vormistamise pärast, vaid et see on viis, kuidas tagada, et masin on töökorras, turvaline ja jõuab sihtkohta. Ning kui me soovime pakkuda mikrokvalifikatsioone, peame me olema kindlad, et meie õpetamise masinavärk on korras ning süsteemid toimuvad. Ja hindamine ongi lihtsalt see kontrollpunkt, see tehniline ülevaatus autole. Aga kuidas? Natukene siis räägin sellest protsessist. Ja kõige lõpus jõuan selleni, et kus siis täpsemat infot kõike saab. Nii, vahetame järgmist. Protsess iseenesest on 5-sammuline. Kõigepealt tuleb esitada kvaliteedi hindamise taotlus EHIS-es. Selleks tuleb panna sinna taotluse juurde eneseanalüüsi aruanne, mis on ette antud vormil. Tuleb anda üks õppekava, mis on minimaalselt 78 astronoomilist tundi, ehk siis minimaalselt 3 EAP-d, mis on juba toimunud, millel on juba õpe toimunud ja see koolitus peab olema siis lõppenud tunnistuse väljastamisega.
tunnistuse näidis ja lisatõendi näidis, õppija tagasiside küsimustiku näidis ja siis ikkagi ka see kavandatav mikrokvalifikatsiooni õppekava. Ehk siis see, kus teil võib-olla veel ei ole õpet toimunud, aga need võivad ka olla üks ja sama, see mahukas õppekava, et kui see on rohkem kui 78, vaid et see on 5 EAP vääriline, siis see põhimõtteliselt võib ka olla seesama, millega te mikrokvalifikatsiooni plaanite taotleda. Ja riigilõivu tasumist tõendav maksekorralduse koopia, lihtsalt selleks, et see ära ei ununeks, et see protsess siiski on tasuline. Sel juhul vaatame meie üle selle taotluse, et kas kõik dokumendid on olemas ja korrektsed ning kui korrektne taotlus on esitatud, vajadusel saame ka tagasi saata täpsustamiseks, aga sel hetkel, kui me oleme jõudnud korrektse taotluseni, on siis hindamiskomisjoni moodustamine, kus meil on 2-liikmeline hindamiskomisjon, kelle juures on ka siis koordinaator, kes suhtleb asutuse ja ekspertidega. Ja siis see kvaliteedi hindamine ise, mida viib läbi hindamiskomisjon, koosneb erinevatest komponentidest. Kõigepealt on eneseanalüüsi ja nende tõendusmaterjalide hindamine, siis on hindamisvestlus ja siis on hindamisaruanne kõige lõpus nende kahe nagu suuna peale kokku, ehk siis, et üks külg on see, mis on need tõendusmaterjalid ja teine on siis see hindamisvestlus ja selle pealt kokku kirjutame siis hindamisaruande teile. See hindamisaruanne läheb hindamisnõukokku, kes siis teeb otsuse. Kui see otsus on positiivne, et kvaliteedi hindamine on positiivselt läbitud, siis see otsus kehtib 5 aastat. Kui see on negatiivne, siis seekord läks kahjuks nii ja saab tagasi tulla, mis iganes hetkel ei pea 5 aastat ootama. Ja juhul, kui see positiivne otsus on siis kätte saadud, siis saab asutus EHIS-e kaudu esitada tegevusloa taotluse konkreetse õppekava rakendamiseks mikrokvalifikatsioonina. Ehk siis see on seesama protsess, mis siis formaalõppeasutustel on õppekava registreerimine, neil on lihtsalt 2 erinevat nime ja sisu on täpselt sama. Ja seal siis annab HTM-i menetleja hinnangu siis selle põhjal, et kõigepealt, et kas on see kvaliteedi hindamise positiivne otsus käes ja teiseks, et see esitatud õppekava vastab kõikidele nõuetele. Ja see otsus siis kehtib ka 5 aastat ning oluline võib olla siis see teadmine, et kvaliteedi hindamine läbitakse õppekava rühmas ja kui see positiivne otsus on kätte saadud, siis et see ei ole mitte, et iga kord, kui te uut mikrot tahate avada, peate tulema kvaliteedi hindamisele, vaid selles konkreetses õppekava rühmas võite avada nii palju mikrosid, kui vähegi süda lustib. Et see võib olla siis oluline. Võtame järgmise slaidi. Ma näen, et vaikselt tuleb ka küsimusi chatti, ma jõuan enda kõigini seal lõpus, aga võib-olla enne seda veel räägin kiiresti üle ka, et mis siis on see hindamisvaldkonnad, mida me hindame, nende all on kriteeriumid. Iga valdkonna all 3-4 sihukest väga konkreetset kriteeriumit, aga valdkonnad kui sellised õppekava arendus, õppekava, õppeprotsessi kavandamine, õppeprotsessi läbiviimine, hindamine ja lõpudokumendid, koolitajate kompetentsus ja professionaalne areng, kvaliteedi juhtimine ja ressursid ja nad koos siis moodustavadki just nagu seesama pusle siin ühe terviku, mille põhjal me saame öelda, et koolitusasutusel on võimekus ja jätkusuutlikkus kvaliteetset õpet pakkuda selles õppekavarühmas. Ja seda kõike täpsemalt tutvustame me 30. aprillil läbi Microsoft Teamsi niisuguse veebiseminari, kuhu siis saab ka registreerida, kui selle QR-koodi skännite või siis ma saan ka kohe siia selle registreerimise lingi teile chatti panna. Et seal me siis tõesti tunni aja jooksul räägime, see on 10-11 ja räägime täpsemalt lähemalt, et kuidas see taotluse esitamine käib, mida me seal hindame, mis on need kriteeriumid, käime kõik selle step by step läbi. Nii, loen korra siis, mina vist jõudsingi oma viimase slaidini, nii et me saame selle registreerimise slaidi veel ette panna ja saangi küsimustele vastata, sest et see ülejäänud aeg meil siin oligi täpselt planeeritud selleks, et te saate küsida, sest et me saame ka aru, et see on uus asi. See on põnevust, elevust tekitav asi, aga samal ajal on seal ka palju küsimusi ja potentsiaalseid murekohti. Kas seda täpsustada võiks, seda sõnastust võiks niimoodi täpsustada, et mikrokvalifikatsiooni võib ainult kõrgkool väljastada või tähendab mikrokvalifikatsiooni, mikrokraadi võib ainult kõrgkool väljastada, kui on see kenasti olemas. Mikrokvalifikatsiooni võib nii kõrgkool kui koolitusettevõte, et see on see, mis seda eristab. Mul võib-olla ennetavalt tekkis kohe küsimus, et
seda mikrokvalifikatsiooniks võib ainult siis kutsuda, kui see on niimoodi ametlikult protsessis läbi tehtud või kas võib juhtuda turunduslikult see, et terve hulk ettevõtteid hakkab brändima seda mikrokvalifikatsiooniga. Vaata, mikrokraad on nagu formaalsem, kas see on kuidagi kaitstud või võivad nii-öelda brändida tulevikus ettevõtted seda asjana, mis tegelikult ei ole niimoodi kvaliteedi hindamist ja kontrolli läbinud? No see on siis selge õppija eksitamine ja tegelikult ei või, et seadus meil täna sätestab ära need kaks terminit. Mikrokraade siis tõesti jah, ülikoolid võivad anda juhul, kui see mikrokraadi õppeprogramm on vähemalt 50% tasemeõppe õppeainetest koosnev. Et ka seal on teatav nüanss, et võib ka juhtuda, et ülikoolid annavad mikrokvalifikatsiooni, kui see ei ole siis üles ehitatud tasemeõppe õppeainetele. Ja siis kõik kutsekoolid ja eratäienduskoolitusasutused saavad siis kõik mikrokvalifikatsioone anda, kui nad on läbinud selle õige protsessi. Sellega kaasneb ka see, et muuhulgas, et see õppekava on registreeritud meil Eesti Hariduse Infosüsteemis ning õppijatele väljastatakse siis ka e-tunnistused, mis peaaegu, et on nagu niisuguse mitte otseselt, aga et peaaegu niisugune Eesti riigi templiga, et nendega saab ka minna igale poole mujale. Et see loogika on sinna sisse arvestatud ning kui nüüd pakkuda õppijale justkui turunduslikul eesmärgil mikrokvalifikatsiooni, mis tegelikkuses ei ole seda õigust saanud, siis see on õppija väga selge eksitamine ja seda ikkagi teha ei tohi. Ma ei tea, ma võin ka lisada omalt poolt, et võib-olla siin nagu Ivari küsimusele, et siis Trine jõuab ka lugeda vahepeal neid chatte siit kõrvalt, on ju. Et Ivarile võib-olla vastates, et mida see mikrokvalifikatsioon annab. Seda näitab tegelikult reaalne elu. Mina täna arvan, et see on nagu minu arvamus. Ja ma usun sellesse, et mikrokvalifikatsioonid, ka eraturu mikrokvalifikatsioonidest saab ühel hetkel võtadega üle kanda tasemeõppe kavadesse väga konkreetseid ja päris suuri tükke. Et see on tunduvalt ülikoolide jaoks tõsisem ja ka kutsekoolide jaoks nagu tõsisemalt läbi sellise kvaliteedi hindamisest läbi käinud õppekavad, kus on võimekus asutusel teha selliseid õppekavasid. Ta tuleb ühe õppekavaga ju õpperühmast ja ta võib seal õpperühmas, nagu Trine ütles, teha palju soovib neid õppekavasid. Aga see näitab tema võimekust mõelda selliselt, nagu täna meil ka formaalõppeasutused mõtlevad. Nad käivad läbi päris suuri kvaliteedi hindamisprotsesse, ülikoolid institutsionaalset hindamist, kutsekoolidel on väga sarnane protsess, kus vaadatakse otsa ka õppekavade loomisele ja kvaliteedikriteeriumitele ja õppijate kõigele sellisele süsteemidele ja tugisüsteemidele. Et see annab nagu seda. Mis veel? Täna me oleme kuulnud turult signaale, et võib-olla mingites sektorites või mingite rahastusasjadega hakkavad tulema erisused sisse. Seda ei ole veel kokku lepitud, me ei tea, kuidas see tuleb, aga et ta annab võib-olla ka riigi poolt tulevad ka nõudmised, et mikrokvalifikatsioone hakatakse rahastama teatud valdkondades pigem kui midagi muud. Nii et me vaatame, kuidas need mikrokvalifikatsioonid siin Eesti turul sisenevad. Aga ma arvan, et hästi oluline asi on mõelda sellest mikrokvalifikatsioonist eraturul selliselt, et Eesti ongi ainuke riik täna maailmas, kes on andnud üldse sellise õiguse eraturule. Et kui muud riigid on hästi skeptilised ja ma käin konverentsidel ja räägin, nad ütlevad, kuidas te usaldate. Ma ütlesin, loomulikult me usaldame, absoluutselt usaldame. Me vaatamegi üle selle õppekava. Me oleme teinud selleks nüüd hindamismudeli, mis on tõesti veri värske, just loodud selle asja jaoks. Ja see on midagi, kus mina ise arvan, et võib-olla 2-3 aasta pärast hakkame meiega kvaliteedi hindama välismaiste asutuste, ülikoolide, võib-olla ka täienduskoolitusasutuste mikrokvalifikatsioone, sest Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuril on ja me oleme ise akrediteeritud Euroopa kvaliteedireeglite järgi ja me saame anda külge selliseid kvaliteedilipikuid tegelikult erinevatele kursustele. Et pigem ütleme, et ei pea tegema seda, aga ilmselt seal on peidus midagi, mis võib anda teile sellist kvaliteedi vunki päris kõvasti juurde õppija silmis. Ja mitte ainult õppija, nagu näete ka võib-olla ülikoolide silmis, et neid asju hakata võtaga paremini üle kandma. Ja
just, võtta kaudu saab tegelikkuses ka praegu ja võtame minu teada meil järgmine teemaplokk, nii et see on võib-olla hea ülemineku koht ka. Aga jah, et selles suhtes samal ajal paralleelselt käivad meil ka arutelud, et kuidas siis nende mikrokvalifikatsioonidega seda võtaprotsessi õppija ja koolide jaoks lihtsustada. Ühtegi lubadust veel välja anda ei saa, aga töö selle nimel ikkagi käib ja just ma arvan, et ka see, mis siin chatis tegelikkuses nii Georgi kui Külli on välja toonud, et ühest küljest, et see on rahvusvaheliselt tunnustatud, see on õppijatele palju nagu atraktiivsem tänu sellele või vähemalt neile õppijatele, kes mingisuguse perspektiiviga, kas on rahvusvahelistes suurettevõtetes või tahavad rahvusvahelisele maastikule liikuda ja ka see tööandja kindlusteadmine, et see on olnud kvaliteetne. Et täna ju ikkagi on nagu palju neid potentsiaalseid küsimusi, et ahah, koolitus on küll läbitud, aga et mis ta siis sealt tegelikkuses kätte sai, et mikro selles osas oma selle bürokraatiaga olen täiesti nõus, see on teatav bürokraatia ja see on kulukas protsess, aga tänu sellele me kindlustame ka nagu seda kvaliteeti seal taga. Ma toon veel ühe nurga juurde, et mina nüüd siis nagu lendan seal natukene unistuste maailmas täna, nagu te aru saate, või vähemalt vaatan sellist tuleviku poolt väga optimistlikult tegelikult mikrokvalifikatsioonidega. Ja minu arust üks hästi vahva võimalus oleks siin ka suurtele tööandjatele. Suured organisatsioonid, ettevõtted, kes täna meil värbavad töötajaid ja koolitavad neid ise. Ja nende koolitusprogrammid on tegelikult väga mahukad. Täna on nad lihtsalt nimetatakse töötajate väljaõppeks või erialakoolituseks koha peal ettevõttes ja tal ei ole alati küljes, osadel väga vähestel on mingi lisandväärtus kuskilt ülikoolist küljes, aga nad on lihtsalt nagu väljaõppe. Aga ka need suured ettevõtted võiksid oma ettevõtte sees tegelikult hakata seda mikrokvalifikatsioonina välja töötama, registreerida ennast EHIS-es kui ikkagi koolitav organisatsioon ja teha omale selle mikrokvalifikatsiooni. Ja mida see annaks? See annaks meeletult ägeda sellise tööandja brändingu poole neile juurde, et tulge meile tööle, et kui meil ühel hetkel jälle tööturul on see inimeste puudus, mis juba hakkab nagu justkui jälle tekkima ja kui sul on valida, et kas sa lähed tööle nüüd selle tööandja juurde, kes ütleb, et me koolitame sind välja selles imelikus, ma ei tea, inseneeria valdkonnas ja sa saad mikrokvalifikatsiooni nagu tunnistuse sellega. Ma arvan, see võib olla päris suur jälle selline tööandja brändingu element. Nii et ma nagu tõesti, ma soovitan teil mõelda hästi avaralt sellele teemale. Aga veel küsimusi, et kuidagi väga palju praegu neid ei tule, et nad siin Külli, ma vaatan, on kirjutanud meile veidikene. Ivar kirjutab mulle, Katrin, et armastab mind ka. Tore, Ivar, väga armas, et ehk me kohtume jälle ja siis saame mikrokvalifikatsioonide üle fantaseerida koos. Aga Külli on see kirjutanud 5-aastane protsess hirmutas korra ära, et nii palju tööd on, et ja olgem ausad, et suurem osa tööst on teil ikkagi alguses ja kõige lõpus ja ülejäänud selle osaga katame meie omalt poolt ära. Et see on ka selles osas kuni selline 6-kuune protsess, aga me igal juhul püüame omalt poolt ka alati seda kiiremini teha, et kasutus nagu ei peaks liialt ootama sellega, et saaks oma mikrokvalifikatsioone hakata pakkuma. Ja kui Ivar seal kirjutab tegelikult juurde, et võtta kaudu justkui saab asju üle kanda, et vaat just nimelt, et ma arvan, et see, et justkui saab, on täna võib-olla see, ja täna on tõesti ülikoolid ikkagi väga-väga ettevaatlikud, isegi teistest ülikoolidest õppeainete ja mingite suuremate moodulite ülekandmisel ja kahjuks on ikkagi väga vähe näiteid, et kuidas tasemeõppeprogrammides saadud teadmisi ülikoolid üle kannavad, sest nad ei ole tihti õpiväljundite niivõrd põhised, nad ei usalda seda liialt, sest et akadeemiline õppe on pisut teine ja minu arust see mikrokvalifikatsioon võiks anda seda julgust juurde. Ja ka selle protsessi me oleme tegelikult alustanud, et ministeerium palus nagu meid ka appi, et seda protsessi võib-olla koos läbi mõelda, et kuidas neid ikkagi neid mikrod, et kuidas neid selles võttaprotsessis võib-olla veidikene käsitleda, ütleks siis niipidi. Nii et Ivar, teoreetiliselt on see jah võimalik, aga praktikas kogemused näitavad, et kahjuks seda väga palju ei ole ja ma loodan, et mikrodega see muutub paremaks, et tegelikult seda rohkem hakatakse aktsepteerima. Kas selle võtta puhul võib ülikoolil olla see
motiiv, et kui ta suure osa ainetest kannab kuskilt mujalt üle, siis ta ju ei saa enda loenguid ja asju teostada, et talle, kus on tema roll, kus on tema väärtus. No lisaks sellele, kas me usaldame, mis see on või nii, aga et mõnes mõttes nende esimene eelistus tõenäoliselt võib olla see, et meil on vähem keerulist menetlemist, kui me ei pea seda ülevõtmisi tegema, et las nad võtavad ja teevad need ained läbi, et lihtsuse poolest võib-olla ja teine mõte, et ikkagi ma ei tea, kuidas see rahastussüsteem on, et kas sellel ülikoolil on huvi ikkagi, et rohkem ainepunkte õpilane nende juures läbiks, sest mida rohkem üle võetakse, seda vähem nemad siis rahastust saavad, et seal on selline nagu väike konflikt on sisse kirjutatud. Eks ta ole. Ma Aaralt täitsa nõus ja tegelikult need mõlemad komponendid ongi täitsa adekvaatsed, mis sa lauale tõid ja nüüd on see koht, kus Katrin väsimatult ütleb seda, meid peaks huvitama ainult õppija. Meil on vaja õppija saada, meil on õppija keskne kogu süsteem ja kõik see, mida me täna ka räägime sellises kvaliteedinurga alt, me teeme seda selleks, et õppija saaks maksimumi. Ja see, et ülikool tahab või ei taha, on tal kasulik või ei ole kasulik, et seda me peame hakkama suruma allapoole ja tegelikult neid unikaalseid õppijaid välja tooma. Ma jätkuvalt ütlen, et mis võiks olla ühiskonnal või tegelikult meie tööandjad tahavad, et meie turule tekiks neid tüüpe, kes ongi insenerid müügioskusega, keda täna mitte keegi ei koolita ja see on nagu mikrodega ainult võimalik. Ta käib oma inseneeria läbi, võtab müügi mikroga juurde, et neid peab hakkama kokku kombineerima, sest turg nõuab uuendust ja selle mikrode kaudu, et eks siin on kõva töö teha ja mitte ainult ülikoolid, ka kutsekoolid on tegelikult ju need, kus saaks üle kanda ja väga unikaalseid oskuseid tekitada, aga lihtsalt täna kutsekoolid ei ole veel mikrokvalifikatsioonidega alustanud, sest nendel käib praegu suuremat sorti reform ja usun, et nagu aasta-paari pärast me räägime ka seal päris palju mikrokvalifikatsiooni õppes, sest huvi on olemas. Veel siia lõppu mõtteks, Katrin, mis tundub, kui nüüd on võrrelda, et mis inimesel CV-s on, näiteks võtame see insener, kes tahab müügioskusi juurde õppida, et kas tal on mõne sellise kohaliku või vähem kohaliku müügikoolituskuuru väljaõppeprogramm seal või on kraad seal, et mis sinu visioonis võiks panna tööandjaid eelistama just seda mikrokvalifikatsiooni varianti, mitte niivõrd lihtsalt läbitud koolitust. Mis selles visioonis tundub, et mis võiks kallutada tööandjaid sinna poole? Kui tööandja on teadlik sellest, et see protsess on käinud läbi teatava, et mikrokvalifikatsioon ei ole, ta on lisakvaliteedi hinnangutega, siis see ongi see koht. Et ta saabki omale lihtsalt tal on kindlustunne, ta võib saada ka väga kompetentse müügioskusega inimese, kui ta on täienduskoolituses kuskil käinud, aga ta ei tea. See on nagu riskikoht. Ta võib, aga ei pruugi. Aga kui juba mikrokvalifikatsioon, siis selle hindamise eesmärk on küll see, et ta tuleks päriselt sealt välja siis sellise kvaliteetse teadmisega. Ja seda me seda läbi hindamise püüame tagada. Ja oleme ausad, meil on väga suur hulk ikkagi täienduskoolitusasutusi, kes rõõmuga seda hindamist teevad, sest see on hea surve teha see eneseanalüüs, milleni ma muidu ei jõua, aga nüüd on see võimalik, kes keegi on öelnud, et teeme ära, sest see on vajalik järgmiseks astmeks. Et seda koolitajatele me ju teame küll, ega eneseanalüüs on ikka äärmiselt oluline protsess, et saad ise ka päris palju teada enda kohta, kui korra mõtlema hakkad ja mida rohkem mõtled, sa rohkem teada saad. Et see nüüd sellises asutuse vaates tegelikult ju täpselt sama asi ja väga hea, kui see nagu tuleb survena üles, et see on samamoodi nagu koolitajal see kutse taotlemine, et päris tore on üle 5 aasta. Ma just jälle tegin seda asja ja ootan vestlust, et oma nagu oskusi tõendada ja tõendusmaterjale koguda ja endasse vaadata ja oma protsesse analüüsida. Väga hea on see on hea sisend või iseendale kvaliteedi tõstmiseks nii ka asutustele.